no TTÜ turniiritabelis 3. Nüüd langesite küll 4., aga seisuse kohaselt oleks ju ikkagi tahtnud Pärnut võita. Seisuse kohaselt sellise mängu põhjal me oleks 30-ga saada. Kui siin oli selgelt parem võistkond võitis, ühed mängijad käitusid meeskonnana, ühed olid nagu kamp individualiste ja no korra pakuti seal teise poole alguses, aga kui nad ikkagi 2 minutiga 5 ründelauda saavad ja ainult sealt punkte said ja mängu tagasi tulid, siis keda me süüdistame siis. Müts maha, et Pärnu põhimõtteliselt 5-6 selle lihtsalt meilt ära võttis. Nii et võiks siis kokkuvõtte lühidalt, et ikkagi üks meeskond tahtis täna rohkem ja mängis võistkonnana ja teine meeskond siis võib-olla oli natukene haievil kuidagi. Jah, ma ei tahaks seda öelda, et me ei oleks tahtnud. No, kindlasti me tahtsime, aga välja kukkus nii, et võistkond võitis siis individualiste. Et nende taktika töötas paremini, sundisid meid 3 punkti visetele, kohati suutsime kohad välja mängida, aga enamus viskad olid sellised ettevalmistamata ja rasked ja siis see ka ei pannud, siis nad muutusid kindlamaks ja kohati rünnakul või nende rünnakul meie kaitses ma ei saanud ka aru, mis seal toimus. Meid tehti ikka vahepeal siuke tunne, nagu mingi miniklassi meeskond mängib Eesti liiga vastu, et täitsa lolliks tehti ikka. Kolmeseid viskeid või 3 joone tagant viskeid tuli ka hästi palju. Kas see oli nüüd selline tahtlik või tegelikult mindi liiale natuke? Eks me kindlasti läksime liiale ja eks me siis Rannula liimile läksime, et eks ta seda taotles ja selle me vastu võtsime ja panime mööda ja lõpuks läksime päästmiseks, et ei päästnud ära. Meeskonna liider Sten Olmre, ma ei tea, kas ma ei ole loomulikult kõiki teie mänge näinud, aga minu meelest kõige kehvem partii, mida mina isiklikult sel hooajal olen tema poolt näinud. Eks jah, ma ei süüdistakski nüüd individuaalselt Olmret, et loomulikult on ka paremaid mänge teinud, aga jõuame jälle sinna maani, et taktikaliselt Pärnumaa julgen öelda, et mängis meid üle, et jäime natuke liiga kiiretele visetele lootma ja selline meeskondlik tegutsemine kadus ära. Selge, aitäh Ait!